Kus ma alustan siis? Algusest täiesti just, jah. Ma olen Joel, ma olen 22 ja mulle meeldib keevitushais. See on minu lugu. See kõik sai alguse sellest, kui mu isa oma E34 sumpsi jooksu keevitas. Ma tundsin seda väga ahvatlevat aroomi tol hetkel, küsisin, mis see on ja sain vastuseks, et see on keevitusgaasi haisu. Tere, ma olen Elari, ma olen Joeli väga lähedane sõber juba pikemat aega, kuid sain ta probleemist alles 1,5 aastat tagasi teada. Kõik algas sellest, kui ma ühel vanal autol taga pütti keevitasin. Tol hetkel oli joogijänu, tegin väikse pausi ja nägin Joeli auto juures nuudetamas. Tegelikult ma olen väga mures enda sõbra pärast. Väga huvitaval juhusel. Siis olen saanud kogu aeg seda haisu sisse hingata. Ja ma ei kavatse reaalselt lõpetada, poisid. Nagu näete, jah, taga käib keevitus. Asi on lihtne. Politseionu võttis maha, ütles, lõriseb, ei meeldi. Mulle meeldib, aga noh, mis see teha, peab politseionu ka kuulama vahest. Praegu sõber aitab, paneme originaal välja, laske külge. Ja siis on politseionu ka hea meel ja nii see asi läheb. Tore, et meeldis dokumentaal, on ju. Praegu on üks Sierra töös 2.0. Elari siin juba nuputab vaikselt, paneb pea silindrit külge. Räägi natukene rahvale ka, kui keeruline on Sierrat teha. Ei olegi. Elari, võiksid sa öelda, et Sierra on üks kergemaid autosid, mida teha või? Kurat, ei ole ammu teinud isegi. Info kohaselt ma tean, et sulle ei ka kunagi Sierra. Kunagi oli, aga ei ütleks, et nüüd keeruline teha on. Teeme ühe korra veel. Proovime ühe korra veel. Seda ei ole nagu nii kuulda. Võtsin mikri ära. Okay. Sierra! Sa pede ka filmid mu nägu ainult ja. Ei. Jep, see on väga hea klipp. See on väga hea. Kindlasti eetrisse. Said ülevaatuse peale muidu või? Kuule, jaa. Sai politsei onu rahule jäetud, et paime originaal välja laske tagasi. Kohe ülevaatus peale, kõik ülejäänud oli väga okei. Parkside. Ei, me ei taha Parkside'i sponsot. Ei taha, Brian, me ei taha Parkside'i sponsot ausalt ka. Midagi ikka kulub ära. Ei, kuule. Liivapaberid. Võin nii palju öelda, et kui me väljalased keevitasime, tulge ma näitan teile, kuidas Parkside reaalselt keevitab. See on see, mida Parkside teeb siin kõik. See on pigem keevitaja kätetöö juba ju. On või? No mõnes mõttes on keevitaja ka siidi, jah. Võid nii osav olla, aga ei saa, ei saa muud moodi. See Parkside on lihtsalt nii jamana. 2.0 tohts. 2.0. Äge mootor, kuuma ei kannata vist, aga Ei kannata, jah? minu arust nad ei kannatanud, jah. Ära osta Sierrat, noh. Keema ei tohi lasta. Keema ei tohi lasta. Ainult talvel võid sõita. Ja. Ja siis lund peale visata. Ja. Oi. Kat. Vaatame, kas saame siit tagant filmida või? TikTok hakkasid tegema. See sama see, vaata see Brasiilian dance. Näita mida midagi. Wow. See sobib või? Te olete nii nunnud kahekesti. Minu abiga.
võtad. Juba kõlas nagu tahad minna. Hi, my name is Maja. Hi, this is Brian. Morning. Tšau, Sannu. pange nagu rõvedalt väga lihtsalt. Need klipid lähevad Patreoni, mis pärast seda nüüd tulevad. Kui tahate edasi näha. Sinust 300 kilo raske. Ei, ma mõtlen, et kui ma oleksin 300 kilo. Kumas käes on? Vasakul. päris hea nüüd. On jah? Päteri kõige parem. Palun sponsoreerige. Palun näita Toomas mütsi. Opa, Toomas! Toomas on uue mütsi saanud. Ma näitan, vaata, tavaliselt kui tihti mõnel inimesel ununeb rahakott maha, onju. Tuleb poistega lähed linna peale. Küsitakse kõigilt dokumenti, onju. Aga Toomasel pole rahakotti kaasas. ID-kaart on koju jäänud. See on kaasas kantav ID-kaart, see ei kao kuhugi. Mul on väga ilusad juuksed. Opa! Kõrgemal või? Ei, siukest asja meie siin astmemotorisse ei tee. Meie lähme ainult madalamaks. Lähme madalamaks ikka, väga õige. Siis on jama see, et võib-olla sa ei pääse enam garaaži. No ma arvan, leiab ikka plank. Kindlasti leiab midagi. Joo, kus sa lähed? Ma olen professionaalne taskulambi hoidja. Kohe teen paremaks. Räägi mulle asjast, mis siin toimub praegu? Ma aru saada, miks pisurid ei toimi. Ma näiteks seda ka. See on vaja korda teha, siis saab alles õhutada. Praegu lööb õhu peale siit. Teine pool on korras. Teeme piduri korda, siis räägime omanikuga. Vaata, mis tahab veel teha. Siin tegelikult neid asju jagub. Mingi sellised asjad. Kas ta tahab korda teha või mitte. Rattalaagrid ja tees pidur on peal. Rahvale ka küsimus. Tegelikult tahaks teada, me oleme siin poistega arutanud, et mis nagu content'i täpselt tahate saada. Oleme nagu kuulnud küll, et mõni on kirjutanud, et tahaks rohkem tehnilist poolt, tahaks rohkem pulli. Mõni tahab lühemat videot, mõni tahab pikemat videot. 25 jäi nagu pikaks, samas nagu ei olnud ka. Te ise saate öelda, et kuida nagu kuhu areneda ja mida te tahate rohkem näha. Sinine grant. Ma vist näiteks ka midagi poest. Ma ütlesin poes sinine grant. Ja näed, see on põhjus, miks ma Timmit olen natukene kiusanud. Järgmine kord küsin talt, et tere, ma tahaks sinist granti, aga suurt patte. Timo, mis sa teed? Tere, ma ajasin siidrit maha. Kus sa... Ära kaameragi tule. Väike Timmi on ajanud siidrit maha. Pühi. Tahad veel paberit võtta? Mine võtta paberit veel. Ei, küsiski. Kas kütusepaaki peab ka vahetama? Kütusepaaki veel? Jah. Sellel autol või? Ei, üldse. Jah. Iga tankimise taga jah? Iga tankimise taga. On küll, jah. No siin pildil isegi näeb see 7 ilus välja. Ma filmin kaameramees, kus ta sööb. Nii, kui ta on, mis võiku on, krossi võiku või? Krossi või leib singiga. Põhimõtteliselt. Tegin tagant madalamaks natukene. Enne oli no mitte nii palju ruumi siin. Ja eest on täpselt sama nagu enne. Ees velg on liiga lai. Hakkab vastu koili minema ja ei saa rohkem minna. Muidu oleks veel läinud. Ma ei tea, siuke nagu VIP-projekt on. Mingi liputärgid. Lipuvaras põhimõtteliselt selle tellis nii veist. Panin mingi lipu siia külge nippariga ka. Aga see tuli ära. Nippar ei siia veel. Inge raha maksis. Jah, suurt palju maksis. Siin Bemmi embleemid või noh, embleemi värvid kukkusid otsast ära. Nüüd on lihtsalt kroom. Aga tegelikult kroom on ka päris äge niimoodi. Pae korra käima, räägi midagi. No jõulne. Nagu te näete, M57 plokk siis Pukis. Samu see mootor, mis tuli sealt 38 vahelt. Kuna meil väga aega ei olnud siis filmida, siis lahti võtmisest otsast kaadreid ei ole. Põhjus, miks üldse siin Pukis on see, et omanik soovib kappremonti ja mootor ei käinud normaalselt, õigemini jõudu ei olnud. Võtsime täiesti vilbasteks, kõik sisu välja, edasine töö siis plokk läheb lihvi, kaan läheb taastamisse, pärast siis komplekteerimine. Kui võtsime mootorit laiali, avastasime siis, et mõni suurem kulumine on siin kepsusaales, vask on väljas, sai õigel ajal siis mootorimondiga alustatud. Proovime jõudu ka natuke juurde saada. Läheb suurem turbo, 160 kilovatti,
vaakumjuhtimisega, viiustid lähevad suuremad, siis laske kollektorile vaatame, võib-olla jääb originaal, võib-olla paneme pimedad ette, läheb teine. Et kokkupanekuga kindlasti näitame detailsemalt, mis kus käib, kuna lahtivõtmisega seda ei jäädvustanud. kuradi trenn, vaata. Teed triitsa praegu. Rahvas küsib, kust Joel siukesed musklid on saanud, siis see on puhas tungraud siin. puhas tungraud. Ops. Ops. jah, ühesõnaga, ma ei tea, meil sai suht content otsa eelmine õhtu. Siinkohal me vist lõpetame ka videoga. Pole lihtsalt midagi lisada, noh, eks siin toimetamist ikka jagub. Pisitoimetused, ma ei tea, eks te saate muidugi kirjutada kommentaaridesse, kas te tahate neid pisitoimetusi ka näha. Noh, meil oli siin plaanis teed veits siluda, koristada natuke ja kõike sellist muud. Saate julgelt tagasisidet kommentaarides jagada. Mis ma veel ütleks? Sierra on senimaani sees, kus juures. Elari on küll teinud päris palju, aga iga asjaga tekib uus leid jälle juurde ja ühesõnaga toimetamist siin nagu jagub meeletult. Peabki autoomanikuga suhtlema, arutama, et mis saab sellest autost. Ehk siis paistab. Ja ei tea.